lasin oma ellu siis Xboxi nüüd. Lasin tal tulla. Ma lasin tal tulla ja ma isegi nüüd vaatan seda Xboxi saamisloo dokumentaali, mis osade kaupa YouTube'i vaikselt niimoodi tilgub. See on mingi uus asi või? Sa oled vaadanud seda? See on jah, uus asi, mille Xboxi stuudio ise vist ilmselt, ma ei tea, tellis või produtseeris. Aga see on täitsa siuke põnev ja aus sissevaade sellesse, kuidas Xboxini üldse jõuti ja kuidas Microsoft hakkas aru saama, et see võiks olla mingi põnev projekt, mida ette võtta. Et aus selles mõttes, et seal ikkagi nagu räägitakse täitsa otse sellest, kuidas seal oli esialgu suur selline skepsis majas, ei saadud aru, et miks see võiks üldse vajalik olla ja kuidas inimesed kartsid Bill Gatesi, et kuidas ikka minna tema jutule selle ettepanekuga ja kuidas seal oli siuke firmasisene konkurents, sest et seal oli ikka mingid muud konkureerivad mõtted ja et sellest kõigest nagu räägitakse üsna otse, nii et selles mõttes ta ei jäta sellist muljet, see dokumentaalsari, et see oleks nagu mingisugune siuke promovideo, mis on lihtsalt nüüd stuudiorahadega YouTube'i paisatud, kus räägitakse, kui toredad ja andekad kõik on ja kuidas kõik on olnud kogu aeg äge ainult, et seda üldse ei ole olnud. Ja see on väga huvitav, ma kindlasti tahan selle ette võtta, sest ma olen nüüd viimastel aastatel oluliselt vähem, aga mingil perioodil ma väga palju jälgisin Microsoftis sees toimuvat. Ma kuulasin sellist podcasti nagu Windows Weekly, kus siis esialgu Paul Thurrott ja hiljem siis ka Mary Jo Foley, kes on kaks väga nagu tuntud Microsofti ajakirjanikku. Või tähendab siis nad ei ole nagu Microsoftis töötavad ajakirjanikud, nad on ajakirjanikud, kelle elutöö on olnud kirjutada Microsoftist. Ja ma kuulasin aastaid, umbes sellest natukene enne, kui Windows Vista välja tuli, hakkasin ma kuulama seda, selleks ajaks muidugi Xboxi esimene versioon oli juba turul. Aga kuna ka Paul Thurrott ise on väga suur mängur ja ka suur Xboxi fänn, siis seda on nagu seda on kindlasti väga lahe meenutada läbi selle dokumentaali, mis siin aastate jooksul kõik nagu toimunud on, sest mul on tunne, et ma päris palju seda tean, ka see, mida sa rääkisid, tundus mulle juba tuttav, aga tegelikult see on kõik meelest läinud ja see on siuke väga auklik lugu, et sa paned selle kindlasti saate märkmetesse ka, et siis nii mina kui meie kuulajad saavad selle ette võtta. Jaa, ma panen selle saate märkmetesse ja hingan kohe kergendusega, sest et rohkem mul midagi vaja ei ole. 3 ainsus on koos, ma saan aru. PlayStation, Switch ja Xbox. Jaa, et kõik need muud perifeersed masinad, need võivad olla seal, kus nad on ja ma saan rahulikult jätkata ka ilma nendeta. Steam Deck muidugi tundub hästi intrigeeriv vidin, aga sinna läheb veel aega, kuni see muutub kättesaadavaks, nii et pole hullu. Ühesõnaga kõik on korras, kuidas sul läheb? Ma ei tea, niimoodi nagu enam-vähem. Pole ostnud vahepeal ühtegi konsooli. Nii kurb, kui see ka ei ole, kuigi ma ikkagi nagu mul on Switch olemas ja siis ma kogu aeg mõtlen, et kas ma liigun nagu ka PlayStationiga järgmisele põlvkonnale või liigun siis hoopis üle Xboxile, sest teatud mõttes on nagu paar mängu, mida ma väga tahaksin just spetsiifiliselt Xboxi peal mängida, aga on ka paar mängu, mida ma spetsiifiliselt tahaksin mängida selle PlayStationi peal. Ja mõlemad neist on seotud Horizoni nimega. Tahaksin Forzat Xboxi peal mängida ja ma tahaksin uut seda Horizon Zero Dawni mängida PlayStationi peal. Nii et ma ei tea. Ja, no ma teen selle asja lihtsaks su jaoks. Sul on vaja mõlemat. Ma ei tea, jah, see nagu teine pool sellest vastusest, et kuidas mul läheb, on seotud maja ehitamisega ja selle konstantse kallinemisega, nii et ma kardan, et ma ei ole hetkel selline kahe konsooli ostja mees, võib-olla isegi mitte 1 konsooli ostja mees.
no kui mina oleksin sina, ma müüksin selle maja maha, ostaksin endale 2 uut konsooli ja veel suurema teleka või isegi 2. Ja patsutaks ennast õlale, et näed, väga tubli täiskasvanulik otsus. Väljusin sellest keerukast olukorrast võitjana. Täpselt. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet Popkulturistid. Me rääkisime... Pean hoiatama, et... Ei, konsoolid, vabandust, sa tahtsid teha mingit sujuvat sissejuhatust, ma tahtsin kohe sisse sõita hoopis argisema sihukese hoiatusega, et mingil hetkel meie salvestuse ajal võib-olla helistatakse meile koju sealt, mis iganes, büroost, mis jälgib, kes kus liigub siin Inglismaal, kes kus on olnud kellegi lähedal, kellel on viirus ja kes kus väidab end olevat parasjagu, nii et see kõne, kus ma pean vastuseid andma, võib sisse tulla just meie salvestuse ajal. Okay. Väike hoiatus, aga noh, võib-olla siis, et oleks lõbusam, siis ma panen valju hääldi peale ja siis salvestan seda ka, mismoodi seal kindlasti. Inimesed räägivad seal büroos. Kõlab hästi. Nii. Nüüd siis sinu mahe sujuv sissejuhatus. Ma püüan siit selle vahepala pealt siis minna tagasi sujuva saatejuhtimise peale, et kui me rääkisime alguses korra konsoolidelt, siis minul on täna, minu PlayStation 4 on väga spetsiifiline ja väga fokusseeritud roll täna minu elus. Nimelt see on ainuke seade, millega mul on võimalik vaadata Disney Plussi. Ma tegin selle konto siis, kui ma elasin Belgias ja pärast seda, kui ma Eestisse kolisin, ei ole mul võimalik olnud enam sinna Disney Plussi lehele sisse logida kuidagi, isegi selleks, et seda kontot ära lõpetada. Ja kuna ma jätsin oma PlayStationi õnneks sinna Disney Plussi sisse logituna, siis kuna ma sealt välja loginud ei ole, siis ta on sellel seadmel siiamaani kätte saadav ja toimib. Ja see on ääretult hea ja tore asi, vähemalt kuni selle hetkeni, mil Disney Plus otsustab lõpuks ka Eestisse laieneda, sest vaadata on sealt kõvasti olnud ja eelmisel korral me lubasimegi siin, et püüame läbi vaadata Beatlitest rääkiva uue dokumentaalfilmi Get Back, mille tegi siis Peter Jackson ja ma pean tunnistama, et kuigi mingid osad sellest ma vaatasin võib-olla natukene vähem tähelepanelikult ja ma kindlasti tahan seda kõike uuesti veel korra vaadata vähemalt, siis nüüd ma olen selle teekonna vähemalt ühe korra jõudnud lõpuni käia. Kas sa ise oled ka sellega vahepeal siin jõudnud tegeleda? Jaa, ma vaatasin ka selle otsast lõpuni ära ja nautisin seda palju rohkem, kui ma oleksin osanud isegi oodata. Ma väljendasin ka viimati elevust selle doc-sarja või kuidas öelda, tegelikult see on 3-osaline doc-film vaatamise eel ja kirjeldasin, kuidas juba selle doci treiler tundus kuidagi nii kutsuv ja palju lubav just selle poolest, kuidas seal oli võimalik näha legendaarseid, ikoonilisi Beatleid kuidagi nii lähedalt ja nii hea kvaliteediga ühtäkki, et see tundus isegi ebaloomulik. Ja ühesõnaga, kuidagi oli niimoodi, et kuigi ma Beatlete fänn pole kunagi olnud ja me oleme sellest mitmeid kordi rääkinud ja ma olen palunud sult seletust mitmel puhul, et mis see ikkagi on, mis neid nii eriliseks teeb ja meil oli üks väga eriline osa, kus see oli veel Raadio 2 päevil, kus sa siis pikalt laialt rääkisid, kuidas Beatlete The White Album on midagi erakordset nende diskograafias ja rääkisid selle albumi saamisloost meile kõigile. Ühesõnaga, see kõik ongi olnud huvitav mu jaoks, vaatamata sellele, et ma pole kunagi olnud Beatlete fänn, aga mis nüüd juhtus selle doc-filmi mõjul, oli see, et ma kardan, et ma nüüd natuke olen Beatlete fänn. Okay. Mis sind selle juures nagu siis, või kus see kahtlus su sees on?
no see kahtlus hakkas imbuma mu sisse niimoodi, et me Geaga mõlemad, ei Gea, mu abikaasa ega ka mina pole kunagi varem tundnud näiteks, et keset päeva oleks vaja panna Beatleid mängima. Okay. Ja siis mida rohkem me vaatasime seda dokfilmi, sest et seda tuli vaadata niimoodi jupi kaupa, kuna kõik kokku on ju üle 6 tunni. Ja mida rohkem me vaatasime, seda rohkem kuidagi ilmus meie igapäevasesse playlisti lugusid Beatlitelt ja noh, konkreetselt tegelikult albumilt Get Back, mille tegemist siis seal dokfilmis jälgitakse. Ja noh, lühidalt kokkuvõttes, mis minu jaoks siis muutus seda filmi vaadates, oli see, et ma hakkasin esimest korda elus vaatama neid inimesi inimestena. Paul McCartneyt, Lennonit ja noh, Ringot ja George Harrisoni ka, ja ma pean tunnistama, et tegelikult ma olin niivõrd Beatlesite kauge inimene, et ma isegi otseselt ei olnud kindel, et kes need 12 meest veel seal bändis olid peale McCartney ja Lennoni. No ma usun, et ma ei ole üksi ei, loomulikult võhik selles mõttes, et ega Lennon ja McCartney on paljuski nii-öelda Beatlesite siuksed tunnusnäod, võib-olla Lennon kõige rohkem isegi. Ma kujutan ette, et ta on kuidagi, ma ei tea, oma välimuse ja siukse nagu vibe'iga kuidagi ta on olnud just nagu see kõige ikoonilisem Beatle üldse, kuigi McCartney on olnud kõige nagu viljakam või ja võib-olla kõige Beatle-likum Beatle või kõige nagu ta nagu, jah. No seda võib ka arutada, mida see tähendab üldse Beatlelik Beatle või Beatlelikkus kui selline. Ühesõnaga, see kõik, kogu see hämu nagu kadus ära, et see dokfilm tegi mulle selgeks, et kes need inimesed on, millised on nende iseloomud, millised on nende isiklikud ambitsioonid, miks toimuvad hõõrumised nende bändi liikmete vahel, mis juttu nad, mis möla nad ajavad, mis nalju nad teevad, ühesõnaga kõike seda oli võimalik sealt näha ja väga harva ikka on võimalik näha midagi, noh, mingeid selliseid ajaloo kaadreid, mis päriselt tõstavad ajaloo nagu sellisest muinasjutu maailmast välja ja paigutavad nad hästi selgelt ikkagi reaalsusesse, et sa hakkadki päriselt uskuma ja tundma, et see kõik toimuski päriselt, need inimesed päriselt istusidki seal 28-aastastena, tegid oma viimast albumit ja nad olid tavalised inimesed, nad olid väga andekad loomulikult kõik. Ja et see, mis nad tegid, et see oligi eriline. Noh, et see, ma nagu hakkasin sellest muusikast aru saama paremini. Sest et siiamaani Beatleid on alati kõlanud, vaata Tarantino mingisuguses hiljutises intervjuus, võib-olla see oli seal Bret Easton Ellise saates, ta ütles, et ta pole kunagi olnud Beatlesite fänn, et tal on siuke tunne, et ta on kuulnud piisavalt palju Beatleid ilma ise nende fänn olemata, et täiesti rahumeeli enam mitte kunagi neid kuulata. Okay. Ja ma saan sellest mõnes mõttes arust, et ka minu jaoks Beatleid olid ületanud mingisuguse sellise kuulsuse lävendi, kust edasi olid nad juba natuke nagu midagi iseenesest mõistatavat siin maailmas, nagu õhk ja vesi ja ma ei tea, puud ja pilved. Ja selles mõttes mul ei olnud nagu sealt enam midagi nii-öelda nagu võtta või avastada, et see kõik oli, saad aru, nagu emapiimaga kaasa antud juba ja mulle tundus, et see on kõik nagu siuke, noh, see on siuke vältimatu taust, et nad lihtsalt on seal kuskil ja see tegelikult otseselt nagu mind ei köida või mind ei liiguta või mind nagu kaasa ei tõmba. Noh, nad on olemas sellepärast, et nad on olulised ja nad on mõjutanud noh, lugematul arvul muusikuid, kes pärast neid tegutsema hakkasid ja ilmselt ka paljud bändid, keda mina austan ja armastan, on tegelikult olnud sügavalt mõjutatud Beatlesitest, nii et kokkuvõttes ma ikkagi ju mõnes mõttes noh, fännan neid on ju niimoodi väga kaudselt, aga mul ei ole kunagi olnud vajadust või tungi minna otse allika juurde nii-öelda ja hakata neid siis eraldi uurima, sest et nende muusika iseenesest kõlas mulle vanamoeliselt ja igavalt, kui nagu hästi siukse laia puuga lajatada. Aga siis see muutus, see dokfilm päriselt muutis mu perspektiivi ja kuidagi arusaamist.
ja võiks isegi öelda, et mu kuulmist või kuulamisviisi muutis Beatlesite suhtes. Jah, ma täitsa mõistan väga paljut, mida sa rääkisid, sest kuigi minu jaoks on Beatlesid alati olnud nagu väga selline, nagu ongi nagu see the definitive band, eks ole, isegi see, ja teatud mõttes on sul igati õigus, et nad ongi lihtsalt nii oluline osa olnud maailma popmuusikast, et nagu põhimõtteliselt ei olegi võimalik nagu käsitleda tänapäevast popmuusikat ilma selleta, et Beatlesil on sellel olnud mõju ja nagu see on nii läbiv, et mis neist siis ikka enam tänapäeval veel mis nendega ikka väga ette võtta. Aga ometi ma olen Beatlesid kuulanud terve oma elu ja ma ikka nagu tulen tagasi ja ma ikka avastan midagi uut ja ma ikka avastan midagi lahedat ja see nagu kutsub mind iga natukese ajan tagasi, et ma pean ausalt ütlema, et mul on nagu mälestusi lapsepõlvest sellest, kuidas ma olen kodus ja mu isa on pannud mängima Beatlesid ja kodus niimoodi valjult, mõnusalt niimoodi müdisedes mängib Come Together, see on selline hea madala bassiga laul ka ja see nagu täidab kogu meie koduse nagu see Come Together'i riff ja ma mäletan seda, et ma juba siis kuulasin seda, ma juba siis nautisin seda ja täna nii täpselt nendel samadel põhjustel kui ka veel 10 uutel põhjustel ma saan seda lugu nautida ja ikkagi sellest nagu väga palju rõõmu tunda. Et see on nagu kuidagi, nad on erakordne bänd. Juba ainuüksi selles mõttes, et me räägime siin kasutades sõna Beatlesid, mis ei ole ju selle bändi nimi on The Beatles ja on väga vähe bände, kellest eesti keeles räägitakse mingi mugavdatud või eestindatud nagu nimega ja ikkagi kõik saavad aru ju, kellest räägitakse, et nad on tegelikult erakordne bänd. Ja seda filmi oli vaadata minu meelest kõige põnevam, vähemalt minul oli seda kõige põnevam vaadata sellepärast, et see kõik kadus sealt ümbert ära. See erakordsus, see nagu mingi kuulsuse loor, see mingisugune maailma nagu üks tähtsamaid bände, see kadus kõik ära ja see, mida sa tegelikult nägid, olid uskumatult noored inimesed. See kui noored nad sel ajal olid, nagu ma ei tea, kas George Harrison oli 20. alguses või? Ja see oli või? Kas nad ei olnud kõik ühevanused? Sest et mingil hetkel keegi mainis seal, et me oleme kõik 28-aastased. Ei, minu meelest Harrison oli nendest kõige noorem. Ma võin praegu eksida, sest ma nii sügav Beatlesite fänn ei ole, et mäletada kõikide sünniaastaid, aga ma vaatan just, et Harrison sündis 43. aastal ja seda siis ta pidi olema 26. See oli 69 oli see aasta, kui seda filmiti. Jah, ühesõnaga 26. No vot, 20, ütleme siis, ta oli 20. alguses Beatlesite sellel nii-öelda kuulsuse tipul ja nüüd me räägime ju tegelikult juba perioodist, mil see bänd oli vaikselt minemas laiali. Ja sisuliselt ongi see dok ju nende sellisest lõppvaatusest, võib öelda. Teatud mõttes küll, kuigi ma eelmine kord ütlesin ka natukene valesti, et pärast seda, kui see album, mis, ütleme, nad töötasid seal välja albumit, mis suuresti siis sai nagu Let It Be'ks, aga vahepeal enne seda, see salvestati nagu, kuidas seda siis nüüd selgitada nii, et see nagu mõistlikult ka kõlaks. Et nad pärast seda, kui need lood said salvestatud, nad salvestasid veel ühe albumi ja siis läksid lahku ja siis anti nendest lugudest välja plaat Let It Be. Oota, ma ei saa vahepeal tuli veel Abbey Road. Tõesti või? Sest et ja nüüd ma saan aru, et ma ütlesin ka saate alguspooles valesti, et mitte albumit Get Back me ei ole siin kuulanud kodus, vaid just nimelt albumit Let It Be, mida nad salvestasid siis seal dokfilmis, aga ühesõnaga seal sa räägid, et seal dokumentaalfilmis nad salvestasid lugusid, mis läksid albumile Let It Be. Jah. Aga enne, kui Let It Be album välja tuli Abbey Road välja. 3 nädalat pärast seda, kui nad lõpetasid need sessioonid, millest me nägime dokumentaalfilmi, läksid nad Abbey Roadi salvestama. Ja siis anti Abbey Road välja ja nendest lugudest, ja siis nad läksid lahku ja nendest lugudest, mis seal nii-öelda selles dokumentaalfilmis
nagu salvestati, need jõudsid siis hiljem plaadile Let It Be. Ma arvan, et ma mäletan seda praegu enam-vähem õigesti, et see lahkuminek oli enne seda, kui Let It Be välja andi, võib-olla ei olnud ka, ühesõnaga nendel see lahkuminekuga, vaata seal dokumentaalfilmiski oli üks hetk, kus George Harrison lahkus ja seda oli nagu, see oli üks huvitavamaid hetki kogu selles stuudios, kui nad järgmine päev, või nad olid käinud rääkimas George Harrisoniga nädalavahetusel, Harrison ei olnud nõus tagasi tulema ja siis oli nädala algus ja kõik pidid tulema stuudiosse kohale ja Ringo oli esimesena kohal ja siis tuli Paul ja ilmselgelt oli nagu kõigil väga sügav pinge, et kas John Lennon tuleb kohale või mitte. Et kas me loeme nagu tänase hommikuga, et Beatlesid on läbi. Sest tol hetkel oli nii palju ebakindlust vaata sellega, et George Harrison oli lahkunud ja mis nüüd saab, sest eks seal olid ka teatavad sellised pinged Lennoni ja Pauli vahel, kuigi nüüd ma tahan nagu 10 asjast korraga rääkida tegelikult, aga ühesõnaga ma räägin selle Harrisoni loo ära, eks ole, et Harrison muidugi hiljem tuli tagasi ja kõik sai nagu jätkuda, aga ikkagi hiljem nad tegid selle Abbey Roadi plaadi ka ja väga mitmed lood, mida nad seal nagu harjutasid või mida nad seal mängisid, on tegelikult lood, mis sattusid hoopis Abbey Roadi plaadile, mida nad hiljem siis veel edasi töötasid. Aga jah, see lahkumineku värk oli väga huvitav, sest see esimene dokumentaalfilm, mis nendest sessioonidest või sellest materjalist tehti, ikkagi väga palju mängis seda narratiivi, et George Harrison lahkus bändist ja kõik olid omavahel väga tülis ja kellelegi ei meeldinud Yoko Ono ja John Lennon ja Paul McCartney vahel oli hull kriis, aga kui sa nüüd seal vaatad seda kõike, siis mitte midagi, George Harrison ei olnud enam rahul paljude asjadega ja ta läks ära, aga ta tuli tagasi ja nad jätkasid tegelikult jumala normaalset koostööd, nagu bänd ikka. Ja samamoodi Yoko Ono kohalolu seal ei tundunud olevat mitte midagi nii hullu ja kusjuures seal olid väga kihvtid ka nagu hetked, kus Paul McCartney nagu rääkis sellest, aga mis sa nagu ütled, need inimesed armastavad teineteist ja kuigi ta oli harjunud rohkem sellega, et nad veedavad Johniga koos nii palju aega ja sealt sünnib ka väga palju nende loomingut, siis sa ei saa üle ega ümber sellest, et tal on uus inimene elus, kellesse ta on kiindunud, kellega ta tahab koos olla ja öelda talle, et ta ei tohi seda teha. Kuidas sa seda üldse nagu teed või mis inimene sa siis selles nagu kontekstis oled. Seda kõik oli nagu kohutavalt huvitav näha ja tõesti nagu seda filmi vaadates ei olnud Beatlesid enam see nii-öelda popmuusika gigant, vaid tol hetkel see oli lihtsalt nagu noored tüübid, kes tegid muusikat, mis tol hetkel oli väga populaarne, läks paljudele korda ja siis nad olid kõik väga andekad muusikud ja nad jammisid seal, nad ajasid lolli juttu, nad tegid kohutavalt palju teed, nad ajasid nagu täieliku jura ja möla omavahel, nad tegid väga palju veidraid covereid, nad tegid väga palju suitsu, tegid väga palju covereid igasugustest vanematest lugudest ja muidugi ka enda lugudest. Ma isegi ei mäleta, mis lugu see oli, mida nad laulsid niimoodi, et Paul McCartney ja John Lennon hoidsid terve aja nagu hambaid kinni ja terve loo laulsid niimoodi. See oli see sama lugu, mida nad mitmel korral seal esitasid niimoodi lollitades. Kas see oli see ma ei suuda nüüd ühesõnaga, nad lollitavad selle looga mitmel korral seal dokis. Ei olnud Dig a Pony, ma ei tea, mäletagi. Ei, vist ei olnud. Mul ei tule praegu meelde. Jah, ühesõnaga väga see oli selles suhtes tõesti uskumatu dokumentaalfilm, et nagu väga paljud asjad, mida kiputakse Beatlesitest mõtlema. Nagu mitte küll ei lükka ümber, aga ta muudab seda konteksti üsna palju ja selles suhtes on ka see pikkus tegelikult väga põhjendatud, sest mul on tunne, et ilma selle igapäeva näitamata või selle igapäevaste tegevuste näitamiseta sa saadki välja valida ainult väga erakorralised hetked ja siis ta muutub juba millekski täiesti teistsuguseks. Just. See oli Two of Us minu meelest. Let It Be albumi avalugu. Sellega nad jaurasid seal mitmel puhul. Ja üldse nende seda jauramist ja
ja kõike vaadates tekkiski järsku mingi hoopis teine suhe nendesse mul isiklikult või ma tõesti suutsin neid näha nagu samasuguste lollakate, veidrike, ma ei tea, muusikutena nagu on olnud inimesed, kes mind on ümbritsenud teatris ja mujal erinevates loomingulistes kollektiivides. Et inimesed lihtsalt nagu proovivad asju, noh, kas ei olnud mitte nagu uskumatu näha näiteks, kuidas mõned kõige ikoonilisemad Beatlesite lood sündisid seal niisama mingit pilli näppides, kuidas Paul McCartney, ma ei tea, seal vaikselt nokitses lihtsalt samal ajal, kui teised töllerdasid ringi, mõni võib-olla polnud veel proovi jõudnud või mis iganes ja siis seal midagi ümises ja siis sa hakkad aru saama, et see on Let It Be. Et see laul on Let It Be, mida ta seal praegu nagu proovib ja siis ta täpselt veel kõiki sõnu ei ole valmis kirjutatud, siis ta seal asendab mingeid sõnu lihtsalt mingite häälitsuste ja ümisemisega ja nägu on selline, et ma ei tea praegu, mis asi see on, mida ma proovin täpselt, aga siuke mõte tuli ja siis nüüd siis me elame maailmas, kus me, noh, isegi inimesed, kes võib-olla ei ole teadvustanud endale, et nad teavad Beatleid, ikkagi teavad seda lugu, sest et see on nii kohutavalt kuulus. Kuidas ühesõnaga ka kõige suurem ja vägevam ja legendaarsem asi saab alati alguse ikkagi ühest väiksest mõttest, mingist väiksest sammust, ühest väiksest akordist või klimberdusest või mingist väiksest joonest kuskil paberil. Seda kõike näha oli täiesti uskumatu ja selles mõttes see dokfilm on tõesti sama kuidagi vapustav ja vaimustav kui mõni loodusdokumentaalfilm, vaata siis, kui need läksid aina vägevamaks vaikselt ja hakati kätte saama mingisuguseid aegluupkaadreid ja mingeid öökaadreid ja mingeid veealuseid kaadreid, mida polnud varem nähtud ja nii edasi. Ja et see tundus nagu mingi sarnane elamus, sest et mina küll ei ole näinud muusikutest selliseid dokfilme varem. Tavaliselt need on alati olnud sellised tagantjärele sellised tragöödiad harilikult, noh, meenuvad Nirvana, jah, mingid Nirvana lood või mingisugused, ma ei tea, Amy Winehouse'i dokumentaalfilm või noh, harilikult seal on siuke paaritunnine selline ilmub ei kusagilt välja üks andekas nooruk, kellesse keegi ei usu ja kes ikkagi kõigi olude kiuste murrab läbi ja siis on lugu tema tõusust ja langusest ja uuest tõusust ja veel suuremast langusest ja siis viimasest tõusust ja siis kõige suuremast langusest ja siis kõik meenutavad teda hea sõnaga lõpus ja nutavad. Noh, me oleme rääkinud, et see Billie Eilish'i dok oli on ju omamoodi erand ja äge värskendus. Mulle meenub üks veel. Selliste narratiivide taustal. Oli Metallical kunagi selline dokumentaalfilm nagu Some Kind of Monster, aga see oli nii erinev, just selle pärast, mida sa välja tõid, et noh, kui selle dokumentaalfilmi puhul, selle Beatlesite sarja puhul oli näha, et tegelikult nagu see nagu konflikt, mida sa ootasid, oli tegelikult palju nagu väiksem kui see, mis on nagu peas oli, siis Some Kind of Monster on nagu jälle see on kuidagi natuke rohkem jälle Ameerika, kus noh nagu mitte ainult seda nagu viha bändikaaslaste vahel pole nagu üles spinnitud veel eriti, vaid nad ongi nagu olidki terve selle filmi nagu kohutavalt vihased üksteise peale ja see grupi dünaamika nagu üldse tol hetkel enam ei toimunud. Et ses suhtes on nagu väga ka nagu oma, et noh, ütleme, ma teatud mõttes nagu võrdleks neid kahte, sest nad viivad sind kuidagi nagu väga sellisesse noh, nagu kuidagi, jah, annavad sulle sellise nagu võimaluse seal stuudios juures olla, kui bänd midagi teeb, aga jah, need lähenemised on ikka väga erinevad. Selle Beatlesite doki puhul, mis veel oli eriline, oligi see, et seal seda filmi ei pea hakkama üldse vaatama selle ootusega, et seal midagi jubedalt juhtuks või et seal oleks mingisugune selline, ma ei tea, mingi selge järeldus, mida sellest kõigest kaasa võtta või mingisugune tohutu paljastus, vaid see on vastupidi mõnes mõttes selline võimalus olla kärbes Beatlesi stuudio seinal ja ühtlasi see on nagu ajamasin, sellepärast et see pildi kvaliteet ja
ja see, kuidas see kõik on kokku monteeritud, on kuidagi nii hea, et see tõesti, ma ei tea, kutsub ellu kogu selle Beatlesite maailma kujul, mida varem pole nähtud. Sest et kui nad siiamaani on eksisteerinud meie peades ikkagi selliste noh, ma ei tea, ikoonidena võib öelda, ja me oleme harjunud nägema Beatleid teatud valguses ja teatud stilistikas ja teatud albumi kaantel ja teatud fotodel, siis nüüd järsku näha just nagu mingisugust koduvideot, kuigi koduvideo on nagu kehv sõna, sest et see just nagu viitaks mingisugusele kehvale või siuksele amatöörlikule kaameratööle ja pildi kvaliteedile, aga ei, see on just vastupidi väga hoolikalt ja professionaalselt üles võetud kõik ja väga kihvtilt kokku lõigatud niimoodi, et kokkuvõttes see on mingit sorti selline seisund, millesse vaataja võib sattuda seda dokfilmi vaadates. See on nagu mingit sorti võimalus lihtsalt osaleda Beatlesitega koos ühe loovprojekti valmimisprotsessis, sest et nad ise ka päris täpselt ei tea, mis see on, mida nad teevad, nad seal mõtlevad 5 korda ümber, mis see täpselt on, mis on kogu selle asja mõte ja mis võiks olla kogu selle teekonna tulemus ja nii edasi. Et ühesõnaga sellist kogemust pole mul isiklikult varem olnud ja võib isegi öelda, et ka see, et see film on vahepeal igav, mängib selle filmi kasuks. Sest et see on niivõrd loomulik portreteering või portree sellest, mida tähendab üldse loovprotsess või ühe teose loomine kollektiivis. Et sealt olekski täiesti vale välja jätta ka need madalpunktid või need imelikud seisakud, kus kellelgi pole häid mõtteid ja kus mingid inimesed ei ilmu proovi ja kus keegi on lihtsalt väsinud ja ei viitsi enam mitte midagi teha ja siis käib mingisugune... Pillid kukuvad ümber kuskil nurgas kogemata. Pillid kukuvad ümber ja keegi magab kuskil, ma ei tea, käib mingisugune vestlus mingil teemal, et mis me teeme selle looga ja siis bändikaaslane ütleb, et sorry, ma peeretasin just nagu täiesti suvalised nagu momendid on ka sinna sisse visatud. ja see on hämmastav, see on täiesti hämmastav, see on erakordne dokfilm, ma ei väsi seda dokki kiitmast, ma arvan, et Peter Jackson on kinkinud maailmale ühe väga olulise šedöövri. Kõigile, keda popkultuur vähegi liigutab, on see kindlasti suur maiuspala siin jõulude eel ja aasta lõpus. Ja veel sellise aasta lõpus, kus kõik on niigi väsinud ja tüdinud muudest jamadest, mis meid ümbritsevad ja nii edasi, et näha sellist ilusat päiksekiirt siin pimeduses oli ikkagi tõeline kingitus ja ma nüüd juba väga tahaks lugeda ka seda raamatut, mille ma sulle ka Eestisse tõin, mis räägib Beatlesitest, mis on, ühesõnaga neid raamatuid on tuhandeid, ma kujutan ette tänaseks juba, mis räägivad Beatlesitest, aga siin viimati Inglismaal pildile ilmunud ja natuke laineid löönud raamat 1, 2, 3, 4, mille pealkiri on Craig Brown. Et selle ma tõin sulle Eestisse mõttega, et sind vast ikka huvitaks, aga ma ostsin selle endale ka. Ja nüüd ma saan seda lugeda niimoodi, et ma suudan ette kujutada, kellest jutt käib. Varem ma poleks seda osanud teha. See klikk peab nagu enne olemas olema. Ja. See huvitav, sa mainisid seda pildi kvaliteeti, ma olen, see on tegelikult ka tõesti uskumatu, et see suudeti kätte saada, sest vastupidiselt sellistele suurtele filmidele tollest ajast, mis filmiti üldiselt 35 millimeetrisele filmile, mida on võimalik nagu ülikvaliteetselt taastada ja nagu tegelikult palju tihti pole vaja isegi taastada, see kaader on nii suur, et ta ongi väga kvaliteetne, siis ma saan aru, et see film filmiti 16 millimeetrisele filmile, ta ei olnud kunagi mõeldud olema nii, vist kui ma mäletan õigesti, see algus seal räägiti, et see on mingi siuke teleasi, siuke mõeldud telekatele, mille kvaliteet tol ajal ei olnud kuidagi nagu võrreldavgi sellega, mis ta täna on ja seal või ükskõik udune see pilt olla ikka oli nagu fine. Et see töö, mida Peter Jackson on teinud tõesti nii selle taastamisega, selle kokkupanemisega, selle materjali läbitöötamisega,
selle montaažiga, noh, see on ikka tõeline labor of love olnud, see on tal aastaid ja aastaid aega võtnud ja ma soovitan väga vaadata, ta andis üsna pika intervjuu Stephen Colbert'ile sinna Late Show'sse sellel teemal ja noh, kuna Stephen Colbert'il on Peter Jacksoniga väga eriline suhe, sellepärast et Stephen Colbert on ääretult suur Sõrmust isanda fänn, kogu nagu Tolkieni nagu selle mütoloogia, noh ta on nagu sügav Tolkieni nohik, kuni selleni välja, et ta nagu käis ka, tal isegi kääbikus oli väike osa, ta on korra ekraanil kääbikus. Ja ta saab seal mingi tünniga vastu pead ja kukub jõkke või mingi sükke osa anda. Näidatakse umbes 2 sekundit korraks on ekraanil. Aga noh, ta käis ju Peter Jacksonil seal Uus-Meremaal külas ja väidetavalt, mitte vaid kindlasti nägi juba tol hetkel seda materjali või osa sellest materjalist. Ja lisaks sellele on ta ka väga suur Beatlesite fänn, nii et ta ütles ka Peter Jacksonile, Peter Jackson seal naljatas, et pagan ei saanud seda intervjuud ikka läbi ilma Sõrmust isandat mainimata, aga Stephen Colbert ütles, et see on tema uus lemmiktriloogia nüüd. Et noh, see, kui hästi tõesti see asi kokku pandud on uskumatu. Mul on ajus, see ongi nii keeruline, et see on nii pikk ja seal on nii palju asju, et kui sa rääkisid, siis samal ajal ma tahtsin nagu kommenteerida nii palju asju, et see kõik läheb nagu sassi. Mul on raske sellest filmist nagu rääkida tegelikult. Aga keel läheb sõlme, sest et nagu sa ütlesid, tahaks 10 asjast korraga rääkida. Kõigest tahaks korraga. Et üks pool on tõesti see, kui kvaliteetselt see on meieni toodud ja teine pool tõesti, millest ma juba enne ka nagu hakkasin rääkima, et see, kuidas nagu sa tõesti näed nagu päris bändi tegutsemist ja sa väga hästi tõid välja selle loomingu protsessi, et minu jaoks oli väga üllatav ja tegelikult noh, nii palju, ma tegelikult teadsin ju seda Beatlesite kohta, kas ma ei olnud seda vist kunagi internaliseerinud, kui palju nad koos neid asju tegid. Et noh, tõesti nad läksid, eks ole, õhtul koju ja hakkasid mingid oma mõtteid vahel arendama või tulid mingid asjad ja nad tulid hommikul stuudiosse ja hakkasid katsetama, aga väga palju nendest lugudest kirjutatigi nagu bändina koos ja hästi paljuski nagu Lennon ja McCartney, noh tõesti vahelises dialoogis. Et nad proovisid mingeid suvalisi sõnu, see oli nii lahe vaadata, et seal ei olnud nagu sellist mingit hullu, noh mingit, ma olen nagu maailma kuulus laulukirjutaja umbes, et ma peaksin kohe suutma midagi mõistlikku öelda, et ma peaks mingit sügavaid sõnu kirjutama. Ei, täiesti mingit, noh, ütle mida iganes. Täiesti, et läheks riimi. Jah, et Get Back loona ise oli alguses, nad mõtlesid, et millest võiks nagu laulda, et noh, nagu praegu toimuvad mingid hullud immigratsiooni teemalised pinged ühiskonna ja siis nagu kirjutasid mingi, noh, täiesti nagu viskasid, et kas see perekonna nimi kõlab nagu ägedalt, võiks nagu mingi teine perekonna nimi sellel tegelasel olla, noh, mingid nagu, seda oli nii kihvt jälgida, see tõesti oli üksteise pealt nagu töötamine, et see ei olnud niimoodi, et nagu istud nurgas ja kirjutad pastakaga paberile oma sügavad tunded, on ju, ja siis lähed nagu bändi ette ja mitte ühtegi asja enam ei tohi muuta, vaid see tõesti oligi hästi nagu siuke bändi kirjutamise protsess. Ja noh, Ringo samamoodi, et kuidas ta nagu, noh, Ringost on räägitud tihti kuidagi väga hukkamõistvalt, et ta ei olnud nagu hea trummar kuidagi. Et ta, mingid naljad käisid, et isegi Beatleses oli paremaid trummareid kui Ringo Starr. Aga noh, tegelikult inimestele, kes on Ringo Starriga, noh, tema loominguga tuttavad ja noh, nagu mõistavad seda. Ringo Starr on tegelikult kohutavalt hea trummar, sest see viis, kuidas ta trumme mängis, on erakordne. Tal on väga oma stiil. Ja ta ei mängi selliseid trummikäike nagu tavaliselt trummarid mängivad, vaid ta nagu kasutab seda väga nagu loo kirjutamisviisina. Ta lihtsalt ei paku rütmi, vaid ta pakub mingi elemendi sinna loole juurde lisaks rütmile. Ta nagu aitab seda lugu kirjutada. Ja seda oli ka väga huvitav jälgida, mis asjade peale ta tuli ja kui kiiresti ta suutis nagu tabada ära selle õige asja, mis nagu juurde tuua. See on nii lahe, et sa seda niimoodi kirjeldad, sest et see oli üks vaidlusteema meil Geaga, kui me vaatasime seda doc-filmi. Mingil hetkel ma pidin filmi panema pausile, sest et meil tekkis arutelu teemal, et kas Ringo on hea trummar või ei ole.
ja siis see ajas mind nii närvi, sest et mulle tundus, et alustuseks me kumbki ei tea trummide mängimisest mitte midagi. Ma olen natukene trumme mänginud ja ma tean, et see on väga keeruline instrument, mida vallata. See on nii petlik, kuidas trummide mängimine võib tunduda ülimalt lihtsakoeline ja primitiivne isegi inimesele, kes ei ole kunagi trumme mänginud. Aga katsu sa isegi mingit kõige lihtsamat trummirütmi mängida korralikult ja niimoodi, et sa ei kuku rütmist välja ja nii edasi, rääkimata siis sellest, et sa suudaksid terve trummikomplekti peal mängida midagi keerulist ja pikka ja huvitavat ja loomingulist ja siis sinna veel juurde pakkuda mingisuguseid mõtteid välja ja improviseerida ja nii edasi, kasutada trummikomplekti, nagu sa ütlesid, loo kirjutamisvahendina. See kõik on aukartust äratavalt keeruline ja siis ühesõnaga see oli siuke mõttetu väike vaidlus, mis meil oli, mis eriti kuskile ei viinud. See lõppes sellega, et Gea guugeldas enam-vähem midagi sellist, et is Ringo Starr a good drummer või midagi sellist. Ja siis tuli seal mingisugune tulemus, et John Lennon ütles, et ei olnud. Ja siis ma olin nagu, et kuule, et vaatame palun edasi lihtsalt, et okei, see asi jääb sinna paika. Aga see oli meil jutu teema eraldi keset seda filmi. See on, ma panen meile saate märkmetesse ühe video ka, mis see on tehtud Rock and Roll Hall of Fame'i poolt ja selle pealkiri on World's Greatest Drummers Salute Ringo Starr. Et see on jah nagu see lihtsus tema mängimisel on väga petlik ja tal oli nii palju iseloomulikke omadusi, mis veel lisaks nagu juurde andsid. Miks ta Ringo Starr kõlab nagu Ringo Starr, et sa võid teise trummarina seda järgi teha, matkida ja kõlada nagu Ringo Starr, aga trummarina ta on täiesti nagu omaette inimene. Esiteks, et ta oli vasakukäeline, mis tähendas, et ta liikus mööda trumme teistmoodi kui paremakäeline trummar. Siis tal oli see võileiva määrimise liigutus, mida kõik ei tee, et kui sa vaatad tavalist trummarit laval mängimas hi-hatti, mis on siis see soolotrummi kõrval olev see osa trummikomplektist, mis teeb seda häält, eks ole. Siis tavaliselt seda lüüakse niimoodi üles-alla väga nagu sirge liigutusega. Aga kui sa vaatad Ringo Starri mängima, siis ta käsi käib nagu paremale vasakule, nagu ta määriks võileivale võid. Okay. Et see on nagu väga spetsiifiline liigutus, mida ta teeb. Ja kõik see koos ja siis see tõesti nagu feeling, mida ta toob lugudele, minu jaoks tegid temast ikkagi väga erakordse trummari, et kui sa kuuled lugu Come Together, siis ma arvan, et on väga vähe trummareid, kes oleks sellise trummi osa sellele loole taha teinud. Et see on ainult üks näide. Ja seda oli eriti lahe, kuidagi oli vaadata, kuidas see lugu Get Back kokku tuli, sest iseenesest on see nagu ülilihtne lugu, enamus sellest loost on nagu suht ühe noodi peal. Nagu ta nagu siuke vämpimine põhimõtteliselt. Ja ta on üks mu lemmiklugusid Beatlitelt olnud ja mul on alati kohutavalt meeldinud see, kuidas nad esitasid seda seal katusel. Ja vaadata, kuidas see lugu tuligi kokku mingisugusest frustratsioonist neil seal, et nagu lugusid ei tulnud ja kuidagi ei edenenud see protsess väga hästi. Ja siis McCartney lihtsalt kuidagi nagu seal hommikul enne, kui veel kõik olid üldse kohalgi, just Lennonit oodati taaskord. Me võime selle juurde tagasi tulla, et Lennon ütles Ringo Starri kohta halvasti ja üldse kogu see suhe Lennoni ja teiste Beatlite vahel ja Lennoni ja Pauli vahel ja Lennoni suhe maailma enda ja tema naistega. See kõik on olnud väga kompleksne. Aga Paul istub seal oma bassiga ja lihtsalt nagu ka vämpib, nagu laseb seda mängib mingit nooti, millest sa hakkad vaikselt ära tundma, et praegu ta kirjutab lugu või see on esimene kord, kui ta mängib seda, millest saab lugu Get Back. Ja kuidas ta seda nagu seal mässab ja proovib ja mõtleb ja mingi hetk tuleb nagu Ringo juurde, seda oli nagu nii lahe vaata, et see päriselt nagu tol hetkel saadi kaamera peale esimest korda, kui ta selle mõtte peale tuli. Et seal ei olnud nagu midagi seda, et ta oli nagu varem kuskil kodus või nagu Let It Be'ga, et tal oli mingi mõte, vaid ta lihtsalt nagu jammis oma ette, nagu paljud meist teavad, kes on pilli mänginud, et sa lihtsalt võtad pilli kätte, hakkad nagu midagi tegema ja siis järsku avastad, et kuule,
see, mida ma teen, on päris lahe ja hakkad nagu selle peale ehitama. Et nagu seda hetke sellise kuulsa loo puhul oli nagu ülilahe näha. Ja ongi, et neid hetke oli rohkem kui üks seal dokfilmis, kus oli võimalik näha millegi väga suure ja olulise sündi. See oli nii jabur, et see kõik oli niimoodi üles filmitud tegelikult ja istus kuskil arhiivis kõik see aeg. Mis see siis oli, mingisugune 42 aastat. Ja tegelikult isegi, kas ei ole rohkem 52 aastat. Ma ei tea, kui just 52, sa oled reaalainetes tugevam kui mina. Ma ennist arvutasin. Üle poole sajandi. Ja ma sain ka aru sellest intervjust, mida Peter Jackson andis, et see ei olnud nagu lihtne asi, mida kätte saada, sellepärast, et nendel elus olevatel Beatlitel, Paulil, näiteks ka see, et Pauli suhe nagu Johniga, et nendel on seal ikkagi, või oli seal väga selgeid siukseid nagu ebamugavusi. Ja ka seal, selle materjali seas oli asju, mis tekitasid nendes elavates Beatlites väga vastakaid ja erinevaid tundeid, mis tõttu ilmselt see ei olnud neile nagu lihtne asi, mida maailmale näidata. Sest see on tegelikult uskumatu, kui palju seal üle, ütleme, see on nagu see, et keegi sai loa filmida Beatleid ja siis ta reaalselt lasi nagu kõike. Kõik asjad võeti ülesse, ma saan aru, nad reaalselt peitsid lillepottidesse mikrofone ka olukordades, kus tegelikult ei oleks pidanud. See nagu lõuna ajal salvestati üles vestlusi. Mida seal saab kuulata McCartney ja Lennoni vahel, kui nad on sööklas või midagi sellist, väga lahe. Täiesti uskumatu. Aga jah, et Peter Jackson nagu ütles ka, et ta arvas, et Beatlid nagu, need elus olevad Beatlid on tänaseks jõudnud nagu selle arusaama, et see on nüüd ajalugu, et see ei ole lihtsalt enam nüüd nende elu, vaid see on täna nagu ajalugu, mis kuulub maailmale ja seetõttu tal oli võimalik nii palju sellest intiimsusest tegelikult välja tuua. Ja rääkides sellest, et see materjal on pool sajandit vana või isegi natuke rohkem kui pool sajandit, ma ei olnud ka kunagi süvenenud sellesse, et kui noored nad olid alustuseks ja sellesse, et näiteks, ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda, mõte läks ära, ühesõnaga, et nad on, me näeme seal Beatleid mingis sükses valguses, mis on minu meelest uus. Ma ei tea, sina oled nende kohta palju uurinud ja nii edasi, kas sa nõustud minuga? Seda ma ei tea, aga põhimõtteliselt minu jaoks oli seal, minu jaoks, kes ma tean ülimalt vähe nende kohta või teadsin siiamaani, oli seal ikkagi nagu nii palju sellist müüte murdvat ja sellist nagu, ma ei tea, kivistunud mingisuguseid eelarvamusi murdvat materjali. Ma üllatusin, kui nägus oli Paul McCartney noorena. Habemega ta nägi veel kuidagi eriti lahe välja. No just nimelt, et ma kuidagi polnud kunagi, ma ei tea, Paul McCartney nagu ei tundu mulle otseselt nagu nägus mees või ta on eriti vanemas eas tundunud natuke nagu Minu jaoks oli nii suur üllatus, kui intensiivne Paul McCartney oli. Tal oli nagu raske ennast tagasi hoida. Täna sa vaatad teda selline vanema härrane, kes on nagu the sweetest man, eks ole. Ta on nagu siuke mees, kes sõidab läbi oma küla Inglismaal, kõik lehvitavad talle, ta lehvitab vastu, küsib, kuidas sul hommik on läinud, pakub sulle teed, ta tundub nagu siuke maailma kõige sõbralikum, rahulikum vanaisa. Ja tol hetkel ta oli nagu, minu meelest ta oli nii intensiivne, ta oli nagu terve aja kuidagi nagu sees plahvatas, siuke mulje, et ta ei suutnud nagu paigal püsidagi. Jaa, aga oma väga pehmel ja sellisel sugestiivsel moel samas. Et ta ei olnud nagu siuke löön jalaga ukse lahti ja mina olen selle bändi superstar, vaid kuidagi ülimalt järjekindlalt ja ikkagi nagu rahulikult ajas kogu aeg oma rida, mis muidugi ka ilmselt ajas teisi närvi teatud hetkedel ja ühel sellisel momendil ka George Harrison bändist ju lahkus pärast seda, kui ta oli öelnud veel Paulile, et ma teen kõik, mis sa tahad, ütle mulle, mis ma pean tegema, ma teen kõike. Et oli juba, asjad olid jõudnud sinnamaale, see on alati hea, kui proovis keegi sulle niimoodi ütleb, see tähendab, et kõik on väga hästi teie kahe vahel.
aga jaa, sul on õigus jah, et tõesti, et kuidas, milline sisemine põlemine, et tõesti müstilise siukse, ma ei taha kasutada siukseid sõnu, aga praegu ei tule paremat sõna, aura, müstilise auraga selline isik ikkagi, persoon. Sest et noh, jällegi, siiamaani minu jaoks oli ainult John Lennon see, kellest mul oli jäänud mulje kui kellestki, kes on siuke, noh, ühesõnaga tripib ringi võib-olla mitte päris siin tasandil, kus meie kõik lihtsurelikud oleme, vaid hõljub mingites oma dimensioonides ja on selline noh, seletamatu, kättesaamatu geenius on ju, keegi, kes kuskil tuli ja laulis meile tõde ja siis kes meilt varastati ära liiga vara. Et nüüd kuidagi ei tundu üldsegi Lennon enam minu jaoks nagu Beatlesite A ja O või midagi sellist. Ma nüüd enam ei saa vaadata seda bändi ühe inimese keskse projektina, vaid ma selgelt ikkagi suudangi nüüd hinnata kõigi nende 4 mehe panust sellesse bändi, sellesse legendaarseks saanud diskograafiasse ja ma näen neid nüüd kuidagi palju empaatilisemalt ja noh, nagu ma ütlesin, ma näen neid inimestena, et nad ongi 4 sõpra, kes kuidagi juhuse tahtel sattusid kokku juba varases eas ja ma ei tea, sõitsid koos ratastega ja kukkusid põlvi katki ja siis ma ei tea, näppisid mingeid pille koos ja siis üks mõte viis teiseni ja lõpuks sündis sellest kõigest kõigi aegade kõige kuulsam bänd. Noh, et see on nagu fantastiline lugu. Ja, sul on täiesti õigus. Ja noh, Lennoniga on ka mul see lugu, ma olin teismelisena meeletu Lennoni fänn, noh, õppides pähe tema tsitaate ja tsiteerides teda oma sõpradele hetkedel, kus ma sain seeläbi ise tunda mingit üleolevat tunnet. Noh, ma ei tea isegi, kui palju kordi ma olen nagu tsiteerinud Lennoni lugu God, selleks, et kedagi lihtsalt närvi ajada. Sest noh, selline inimene ma kunagi olin ja ega ma selle uhkust ei tunne, aga eks me kõik, eks ole, kasvame. Ja noh, ma olin nagu tõsine Lennoni fänn. The man could do no harm või nothing wrong. Ja ise üles kasvades ja noh, ka mõistes tegelikult, kui noor jällegi John Lennon oli. Ise üles kasvades, hakates natukene rohkem teda inimesena mõistma ja tema käitumist ja tegemisi ja ütlusi ja noh, kõike seda, kuidas ta ikkagi käitus oma esimese naisega, mis ei olnud kuidagi okei, või üldse tema suhe naistesse on olnud või oli noh, pigem probleemne, mis ka muidugi hiljem tal nagu ma ei tea, Yokoga või üldse nagu ka ise vanemaks saades nagu ikkagi paranes, aga noh, ta tuli üsna ju jällegi katkisest kodust ja sellel kõigel olid nagu väga tugevad mõjud tema suhetele ja ka suhetele sõpradega, sest Paul ja John olid väga-väga pikka aega väga rius, nad kirjutasid üksteisest laule. Kusjuures veel, see ei ole isegi kindel, kas Paul andis kunagi sellise plaadi välja nagu Ram, mis on minu jaoks tema parim album üldse. Beatlesid kõrvale jättes, aga tema nagu sooloalbumitest on see mu lemmik ja see album algab looga nimega Too Many People, kus ta veits nagu laulab sellest, et noh, et nagu liiga paljud inimesed topivad oma nina justkui nagu teiste asjadesse. Ja see oli ajal, kui John ja Yoko ise olid siis nagu väga aktiivsed sellised nagu sotsiaalse kriitika nagu eestvedajad või nagu sotsiaalse liikumise eestvedajad. Ja John võttis seda isiklikult, et see lugu nüüd räägib temast ja on temale kriitika ja oma järgmisel plaadil andis välja jõhkra loo nimega How Do You Sleep, kus tema siis räägib Paul McCartneyst ja noh nagu
kui seda lugu kuulata ja mõelda, et need olid ühed parimad sõbrad mingi hetk, siis see on ikkagi valus lugu, sest noh, sinna ta ikkagi nagu valas sisse väga, väga vihased tunded, noh nagu seal on näiteks selline, ja kusjuures noh, muidugi see lugu on väga oskuslikult kirjutatud, et noh, need on nagu kaval viis teisele nagu halvasti öelda, aga no seal on sellised sõnad nagu the only thing you've done was yesterday and since you've gone, you're just another day. ja nii edasi. Those freaks were right when they said you was dead, mis on siis pikaajaline vandenõuteooria, et Paul McCartney suri juba ammu Beatlesite ajal ära ja siis ta asendati inimesega, kes nägi välja ja kõlas täpselt nagu. Mul on isegi raske seda öelda, sest see on nii absurdne. Aga ühesõnaga, noh, et see on nagu rap battle, see on nagu mingite räpparite vaheline süke teineteise materdamine. Et ja no, kui sa mõtled selle peale, et see lugu, see How Do You Sleep salvestati paar aastat pärast seda dokumentaalsarja, mida me vaatasime, või selle tegevusi, et noh, lihtsalt, et noh, Lennon ei olnud nagu lihtne inimene. ja mida aastaid edasi, seda rohkem noh, ma hakkasin nagu mõistma seda ja noh, ma ise liikusin nagu väga palju jällegi siis nagu minu see obsessioon Beatlesitega kandus üle rohkem jällegi Paul McCartneyle, sest mul on ka, noh, ta on lihtsalt inimesena tundub nii kohutavalt meeldib, ma olen temaga väga palju intervjuusid kuulanud ja sellest, kuidas ta ise tollest ajast räägib ja kuidas nad omavahelistest tülidest ja muidugi nad leppisid ära enne kui John Lennon surma sai. John Lennon hiljem ütles, et see lugu How Do You Sleep, et ta arvas küll, et ta kirjutas selle Paulist, aga nagu, noh, ma ei tea, kui palju sellest on mingi välja vabandamine, aga see on midagi, mida ta ütles, et ma ikkagi ilmselt kirjutasin endast, et nii tihti, kui ma üritan kellestki teisest halba kirjutada, siis pärast ma saan aru, et ma kirjutan endast. Et noh, see on nagu, noh, Lennon on väga imelik või oli väga imelik inimene, selles on väga palju, noh, sellest tegi temast selle staari, kes ta oli ja kõigel muul ka, aga noh, ma mõtlen, et see minu obsessioon temaga teismeeas ilmselt oligi see, et ma olingi see teismeline, kes tahtis nagu ka olla selline terav ja punk ja noh, ühiskonna vastu kuidagi võidelda nagu ikka teismeeas, et siis pärast seda mul on nagu jällegi olnud palju raskem John Lennoniga kuidagi samastuda. Väga-väga huvitav. Kas sa oled näinud, rääkides sellest, et pool sajandit on möödunud, kas sa oled näinud Ringo Starri viimaseid videoid? Tead, ta andis välja ühe EP. Ma vahel kuulan neid asju, mida ta välja annab ja vaatan, ta on nii armas. Noh, nagu ta on lihtsalt nii rõõmus inimene ja ma nii naudin seda, et ta saab teha, mida ta teeb ja teha kõike, mida ta tahab põhimõtteliselt, aga tema muusika absoluutselt ei kõneta mind. ei, see mingisugune video, mida ma vaatasin pärast, noh, ühesõnaga hakkasime kohe vaatama mingeid uusi intervjuusid ja värke ja uusi videoid, kui see dok läbi sai. Ja oi, seda Ringo uut videot oli küll raske vaadata. Peace and love. Mingisugune pala nimega, ühesõnaga alustuseks selle albumi või selle EP kaanekujundus on juba nii ränk, et see tundub nagu mingi nali. See on umbes sama halb, kui olid nagu 90-ndatel nende, ma ei tea, aasta hiti kassettide, kogumikassettide kaaned, nagu, et mingi selle tasandi graafiline disain. Ja see pala, mis on, ma ei tea siis kas esimene singel sealt EP-lt või mis see on, igal juhul see oli värskelt välja tulnud, selle pealkiri oli midagi sellist nagu Let's Change the World või midagi sellist, kus ta siis kütab üsna sarnast sellist sõnumit, nagu oli, ma ei tea, see süke Michael Jacksoni, mis tal seal karjääri lõpupoole oli, kus ta seal oli maailma päästja ja nagu näitas maailma lõppu ja näitas seda, kuidas inimesed ikkagi saaksid kokku tulla ja nii. Et no, saan aru, on ju, tegu on sükse toreda vanaisaga, kes tahab, et kõik saaksid omavahel hästi läbi ja kasutab oma platvormi selleks, et inimesi kuidagi lepitada ja kokku tuua. Ja ta ütles, et ta tegi selle EP
pandeemia ajal nüüd lihtsalt ei suutnud nagu niisama toas istuda ja hakkas vaikselt tegema seda EP-d, on ju. Aga oi, kui jube see video on. See on nii halb, Ivo, see on nii halb. Nojah, ei no mõtlen, et mis ma tõesti, ta on nii tore. Ja mul on nii hea meel, et tal on nii hea ja tore olla, aga jah, tema muusika mind ei kõneta. Aga see ongi täpselt see, et vanaisal on kaamera ja vanaisa on hästi tore ja vanaisal on palju vaba aega ja palju raha ja siis ta teeb ühe toreda video, kus ta ütleb, et saame kõik hästi läbi ikka, et ärme tülitse ja siis seal näidatakse kõiki maailma inimesi ja kõik on omavahel sõbralikult koos ja see on nagu aasta cringe auhind läheb palale. Let's change the world. See tuleb ka panna saatemärkmetesse. Seda on raske kirjeldada, seda tuleb ise näha oma silmadega. Aga sellele kõigele vaatamata 100% nõus. Mul on hea meel, et ta on elus ja terve, oma kõrgele vanusele vaatamata inimene on nii kõbus, et teeb silmad ette mõnele 50-aastasele, keda ma tunnen. Kuidas? Ja mängib ikka trummi veel. Ja mängib ikka trumme ja teeb, mis tahab ja on tore vanaisa. Ja üks asi, me enne korra nagu rääkisime sellest, kuidas, või ma ütlesin, et iga aasta on mulle toonud mingeid uusi avastus ikkagi Beatlesite puhul, et see ei ole et oli mul see lapsepõlv, kus oli mu kodus mängiv muusika ja kusjuures veel kooli ajal. Mäletan, mingi hetk tuli välja üks Beatlesite dokumentaalfilm, mille nimi oli minu meelest Anthology. Ja seda on nagu raskem selles suhtes vaata, et see kvaliteet täna enam ei vea nagu super hästi välja, sest ta oli filmitud minu meelest video peale, mitte filmilindile, mis tõttu ta näeb alati välja nagu 90-ndate lõpp ja 2000-ndate algus, et seda ei ole võimalik teha ilusamaks kui video kvaliteet. Ja see oli, see on nagu see definitive nagu Beatlesite dokumentaalfilm, see tehti 90-ndate keskel, seal on intervjuud kõikide tol hetkel elus olnud Beatlesitega, sealhulgas ka siis George Harrisoniga, ja see käis läbi terve nende karjääri. Ja see oli nagu kihvt asi ja ma täpselt ei tea, mis põhjusel, kas see oli mingi projekt või lihtsalt fun, käisid Anti Kammiste ja Ivo Linna läbi Eesti koole, et näidata klippe sellest filmist ja laulda Beatlesite lugusid. Et lihtsalt nagu üks päev me kogunesime aulasse ja siis Anti Kammiste oli klaveriga ja Ivo Linna laulis ja meile näidati klippe sellest filmist. Ja see oli ka väga huvitav nagu suhe selle Beatlesitega tol ajal, sest jällegi minu jaoks oli see nagu tuttav bänd ja ma mäletan, ma läksin veel pärast Ivo Linna Anti Kammiste juurde, tänasin neid, et nad seda head muusikat minu tol hetkel täiesti sitta kuulavate klassikaaslastele ka tutvustasid. Sest nagu me mäletame, olen ma ikkagi üles kasvades olnud ikkagi alati rocki inimene, et see vastik pop ja rap, mida mu klassikaaslased kuulasid, et see oli nagu jura, et mul on hea meel, et tulid mingid mõistlikud inimesed näitama siis, mis on hea, eks ole, päriselt. Kas see oli nende lähtepunkt või mitte, ma kahtlen, aga ühesõnaga jah. Ja niimoodi läbi kuni siis tänapäevani, mil nüüd on juba mitu aastat antud välja uusi reliisse vanadest Beatlesite plaatidest, kus on tehtud mingid uued miksid ja sa avastad sealt nagu elemente, mida seal varem pole olnud ja saad neid kuulata palju puhtamalt ja kvaliteetsemalt kui kunagi varem. Et siis nüüd selle filmiga seoses ma avastasin siukse asja nagu Let It Be Naked, mis on Spotify's olemas juba väga pikka aega, see on aastal 2014 välja antud ja kogu see versioon on tehtud aastal 2013, millest ma ei olnud teadlik, ma ei olnud seda kunagi kuulanud, aga põhimõtteliselt, kui sa kuulad seda Let It Be albumit, ka seda versiooni, mis nüüd sel aastal välja anti, seda uuendatud, remixitud versiooni, siis seal on olemas, see on see versioon plaadist, mis anti välja 70. aastal, seal on lisaks sellele, mida Beatles seal stuudios tegid, mingi hetk anti see materjal Phil Spectorile, kellel siis paluti sinna mingid asjad juurde panna, mida ta sinna juurde pani, üldiselt olid siuksed nagu
keelpilliseaded. Noh, kui sa kuulad Let It Be ka, eks ole, loona või noh, ta nagu pani sinna igast stuffi juurde. Ja ma ei olnud teadlikki, et on olemas kõik need lood ilma selle stuffita. Ja võt see on see Let It Be Naked, mis on siis lood sellisena, nagu Beatlesid need stuudios salvestasid ilma selle Phil Spectori sekkumata. Ja see plaat on nii palju parem. Nagu ta on kohe kuidagi toorem, modernsem, sest seal ei ole seda nagu vanakooli keelpilli nagu seadet juures, ta kõlab tänapäevaselt ja avatult ja avaralt ja mõnusalt ja kuidagi nii palju, ma ei tea, võib-olla see on lihtsalt see, et sa näed midagi, mis sulle juba varem meeldis mingis uues valguses ja seetõttu sa oled sellest kuidagi rohkem vaimustuses, aga ma soovitan väga see plaat ette võtta ja kuulata seda, sest no ta tõesti on nagu, minu jaoks nagu see on see viis, kuidas neid lugusid kuulata, see nagu parem viis. Ja üks asi, mida ma veel tahtsin kindlasti mainida seda dokumentaalfilmi vaadates, mis oli mu täielik lemmikhetk, kõige lemmikum hetk kogu dokumentaalfilmis, oli see moment, kus uksest astus sisse Billy Preston. Ta oli lihtsalt, ma saan aru, Londonis mingit telestaffi tegemas, mingi täiesti teisel põhjusel, tuli sinna külla ja nad hakkasid seal rääkima, et me olemegi mõelnud, et nagu meil on veits keeruline, et nagu paljudel lugudel on klahvpillid või klaver ja nagu keeruline, et üks meist siis nagu peab seda mängima, kes siis passi, ja hakkasid nagu rääkima, et ma olen mõelnud, et võtaks kellegi klahvpille mängima ja hakkasid jammima Billy Prestoniga, kes oli siis klahvpilli mängija. Ja esimene hetk, kui nad nagu esimest korda loo koos tegid, siis nagu automaatselt oli näha, et kogu bänd elavnes. Et see oli nagu see asi hakkas toimima järsku, et need olid nagu nii kaua aega nendel sessioonidel nagu mässanud ja midagi kuidagi ei liikunud õiges suunas ja nagu midagi toimis, aga kõik oli nagu poolik. Ja see hetk, lihtsalt Billy Preston istus klaveri taha, hakkas seal nagu kaasa nendega mängima ja see lihtsalt nagu klikkis niimoodi ära, et see bänd, et see kogu protsess täielikult nagu pööras ümber. Minu meelest oli see nagu see kogu seda asja muutev hetk, kus nad mängisid selle koos ära ja kõik said aru, et vau, et see on see, kuidas me selle plaadi kokku paneme ja see nüüd toimib. Ja tõesti, need lood kohe hetkega kõlasid paremini. Ja sealt edasi isegi nimetati teda 5. Beatliks seal prooviruumis mingitel puhkudel. Nii et jällegi mingisugune siuke lugu, millest mul polnud õrna aimugi ja millel oli jube lahe olla tunnistajaks tol hetkel. Võib-olla selle Beatlite teema lõpetuseks minu poolt, sa võid edasi rääkida sellest veel, ma kuulan huviga. Ma seda ikkagi pean ütlema, et kõigele sellele vaatamata, et ma nüüd näen neid uues valguses ja oskan hinnata nende muusikat uut moodi ja isegi suudan nautida albumit Let It Be ja juba natuke varem suutsin nautida mingeid osi Sgt. Pepperi albumilt ja nii edasi, pean ma ikkagi ütlema, et rääkides legendaarsetest inglise bändidest, on minu meelest Queen ikkagi huvitavam kui Beatlesid. Oma nagu meloodiate ja heli, ma ei tea, helikeele poolest. Ja palju on ansambleid, kes on huvitavamad oma loomingu poolest kui Beatlesid, ma arvan. Nad lihtsalt on kuidagi, vaata, ma toon Queeni välja sellepärast, et Queen ja Beatlesid on olnud 2 sellist briti bändi, mille olulisust sina oled pidanud mulle nagu selgeks tegema. Või sa ei ole pidanud seda tegema, aga ma olen palunud. ma mõtlen, et ma ei ole lihtsalt vait jäänud, et sa oled pidanud siin kõrval olema. ja kuidagi nagu, nad mõlemad ilmusid jälle pildile seoses sellega, et nüüd tuli Beatlesitest see dokfilm, aga enne seda oli Queenil selline, ma ei tea, mingisugune uus vaatus algas nende karjääris seoses sellega, et tehti neist see Bohemian Rhapsody mängufilm ja see sai palju tähelepanu ja
sai au ja kiituse osaliseks ja nii edasi ja siis kuidagi jälle tuli nagu tegeleda selle Queen'i pärandiga. Ja selle tulemusel ma jõudsin ka Queen'i mõistmiseni, vähemalt teatud maale jõudsin, sest et sinnamaani ma ei olnud neist väga hoolinud. Aga nüüd, kui neid kahte kõrvutada, siis need on need kaks Briti legendi, keda ma olen pidanud niimoodi nagu endale selgeks tegema targemate inimeste abiga ja ma olen jõudnud nüüd punkti, kus mulle tundub, et kui ma pean valima, siis Queen on minu meelest nagu ekstsentrilisem, avangardsem, ma ei tea, pöörasem, ettearvamatum ja nii edasi. Jah. Ja sellel on ka väga selge põhjus, sest nad tulid pärast Beatleid või nagu nad olid juba mitu sammu, mitu isegi nagu sellist suurt muusikalist revolutsiooni hiljem kui Beatleid. Ja seda, kusjuures ma jõuan jälle tagasi selle sarjani. Nii naljakas oli vaadata seda kontserti seal katusel ja kuulata neid intervjuusid inimestega. sest nagu, võt see ongi see Beatleid olid revolutsioonilised siis, kui nad tegutsema hakkasid. Ja tänapäevaks see kõlab meile juba nagu peaaegu nagu lifti muusika, et see kogu see teravus on sealt nagu meie jaoks täielikult ära kadunud. Mis mõttes, et kas keegi arvas, et sellised sõnad ja selline nagu arranžeering ja need natukenegi valjemad kitarrid ja trummid on kellelegi nagu liiga palju või? Tuleb välja, et tolle aja Inglismaa jaoks oli nagu meeletu, ma ei tea, noorte mürgel, nagu sa tihtilugu ka nendelt tänaval olevatelt inimestelt nagu kuuled seal, et see, mulle nii meeldis see vana tädi, kes astus välja ja pahandas, et nad ajasid ta üles unest, ta ei ole õnnelik. Et seda oli nagu, lihtsalt nagu, et see oli nii veider asi, mida vaadata, et Beatleid esinevad katusel ja mingid inimesed nagu seletavad seal all. Et nagu, see on lihtsalt nii veider kontekst. Aga ma olen sinuga... Ja üks koomiline moment oli seal veel, aga ärme seda ära spoili inimestele, kes veel ei ole seda dokki näinud, et kes sinna veel kõik kokku tulid. See oli väga naljakas. Kusjuures see britid on ikka täiesti oma tüüpi inimesi, sest kui see konstaabel, see ma ei tea, kas seda ma mõtlesingi, et ma siis seda ei hakka spoil, ühesõnaga, lihtsalt enam britilikumat hetke ma pole näinud, päriselt. Ja ma olen nõus suga. Et kui nagu Queen'i peale mõelda, siis võt siin ongi see hetk, et see dokumentaalsari Beatlitest oli võimalik, täpselt nagu Peter Jackson ütles, sest Beatlite täna elavad osalised on nõus, et Beatlid on ajalugu ja neid saab käsitleda ajalooliselt. Mul on tunne, et ka see nagu Queen'i Bohemian Rhapsody film väga selgelt näitas, et täna elavad Queen'i liikmed ei ole valmis käsitlema Queen'i ajalooliselt. Et nad ei ole valmis laskma lahti sellest kuvandist, nad ei ole valmis seda lugu nagu päriselt näitama ja rääkima. Mis tõttu ongi kuidagi nagu see ka, et ma väga ootan üks hetk sellist nagu päris avatud Queen'i käsitlemist ja see aitaks kindlasti ka palju rohkem seda kõike mõista. Aga mul on tunne, et see ei ole täna võimalik ja see ka Bohemian Rhapsody film ja kui palju muudeti seda, mis päriselus toimus ja kui palju see oligi nagu see, et nagu kuidagi need bändi liikmed ikkagi nagu ennast kippusid näitama seal paremini kui Freddie ja kõik need asjad nagu, mis seal ümber on, natukene nagu häirivad selle loo juures. Et ma tahaks näha seda päris lugu ka, aga muidu ma olen sinuga nõus, et kui mõelda lihtsalt nagu musikaalsuse ja huvitava loomingu osas, siis kuigi, kui ma peaksin valima kas Beatlid või Queen nagu, kui ma peaksin need üksteisega kuidagi nagu võrdlusse panema, et kas üks on parem kui teine, siis mul ilmselt kerkiks Beatlid natuke kõrgemale, aga minu top 3 bändi seas, see ilmselt ei ole täna enam nii relevantne, aga kunagi ma sõnastasin endale, mis on 3 lemmikbändi mul üldse ja nende seas oli Pink Floyd, siis ma nagu, minu jaoks nagu Pink Floyd jällegi ületab Beatleid nende looming, et kui liikuda veel, eks ole, ajas edasi ja Briti muusikas,
et jah, sealt leiab kindlasti veel terve hulga bände, kes peale Beatleid on teinud nagu uskumatuid asju ja uskumatult lahedaid asju ja helikeeleliselt nagu liikusid nii palju kaugemale, aga hoolimata sellest kõigest, siis jah, see on, ma arvan, et see on üks ausamaid ja neutraalsemaid nagu maailma tasemel superstaar bändist nagu mida me kunagi oleme näinud ja võib-olla isegi mida on võimalik näha lihtsalt nagu selle materjaliga, mis täna on. Jaa, väga nõus. Ma tahaks seda kõike ka Queenis tegelikult näha, see oleks väga kihvt. Jällegi nõus. ja ka mitmest teisest bändist. Kas me räägime natukene ka legendaarsest inglise bändist Radiohead? Räägime. Sest et Radiohead, kes minu hinnangul on üldse maailma kõige parem bänd, kui me hakkame siin võrdlema ja vaidlema. Radiohead tõesti. Siis, et Radiohead andis hiljuti välja uusversioonid oma sellisest topeltalbumina mõeldud, aga eraldi välja lastud albumitest Key Day ja Amnesiac. Mina muidugi kohe tellisin endale augu taskusse põhimõtteliselt, sest et oli vaja kõiki asju, mida nad seal pakkusid. Kassette ja vinüüle ja raamatuid ja kõike oli mul vaja. Nüüd nad on ilusti mul riiulis, kuna mul mitte viiulimängijat, vaid vinüülimängijat ei ole, aga võib-olla mul on ka viiulimängijat vaja mingil hetkel elus. Siis need seisavad lihtsalt riiulis ja nüüd mul on lihtsalt see hea tunne, et nüüd mul on need asjad olemas. Isegi need raamatud, ma pole neid kilest välja söandanud võtta, aga mida ma söandasin teha, oli tõmmata endale PlayStationile Key Day, või sellel on selline keeruline nimi nüüd siis, Keyed Amnesiac või midagi sellist. ja mul oli ka selle nimega raske. Keyed on eraldi, siis on A ja siis on Mnesia. See on selle projekti pealkiri. Selle pealkiri alla anti ka need 2 albumit siis koos välja. Ja selle kõige raames anti välja ka selline virtuaalne näitus. Radioheadil on teatavasti olnud selline üle aastakümnete väldanud hea suhe kunstniku Stanley Donwoodiga, kes on paljuski selle bändi esteetikat ja visuaalset identiteeti kujundanud ja mõjutanud. Ja nüüd siis selle uhke piduliku re-release'i puhul loodi selline virtuaalne muuseum, kuhu kõik on oodatud, sinna saab minna täitsa tasuta, sul on ainult vaja kas PC-d või ilmselt ka Maci peal saab kasutada seda, või siis PlayStationi konsooli, aga arvuti peal siis Epicu poest on võimalik tõmmata tasuta alla see muuseum enda arvutisse ja saab sinna ilusti siseneda. Ja kas sa ka käisid seal natukene ringi? Jaa, ma laadisin ta omal arvutile alla, keerasin kõik need kvaliteedinäitajad kohe põhja ja ma tegin seda liiga hilja õhtul. Okay. See on kohutavalt väga creepy. Et liiga hilja õhtul ongi kõige parem käia seal ringi. See on ilmselt on õige sul, aga see on päris creepy asi. Ma natukene ehmatasin ära, ma lähen sinna kindlasti veel tagasi, võib-olla natukene valgemal ajal. Aga see on väga vägev kogemus. Ma tahaksin seda virtuaalreaalsusest tegelikult kogeda. Võt see oleks õige kogemus, aga ta on ka väga 100% lahe. Nõus. Lihtsalt niisama. Radiohead on alati olnud sellised innovaatorid ja nad on avasüli alati vastu võtnud kõik, mida uuel ajastul ja uuel tehnoloogial neile pakkuda on. Ja omamoodi sobilik on ka see, et see virtuaalne näitus just nimelt Key Day ja Amnesiaci albumite puhul kokku pandi, sest et
need olid sellised, see oli murdepunkt nende karjääris, kui nad Key Day välja andsid, nad enam ei olnud rock-bänd põhimõtteliselt sellest punktist alates, mis ajas paljusid fänne segadusse ja siiamaani käsitletakse seda murdepunkti natukene nagu sellise teelahkmena, kust edasi siis mõned fännid ei olnud enam kunagi Radioheadi fännid ja mõned fännid just nimelt sealt punktist alates hakkasid olema Radioheadi fännid. Ja mina kuulun sinna teise rühma, kes siis just nimelt tänu Key Day'le hakkas Radioheadi hindama ja armastama ja minu jaoks siiamaani Key Day on ikkagi Radioheadi tippteos. Kuigi ma suudan hinnata igati ka nende varasemat rokilikumat loomingut ja ma saan aru, miks tegelikult seal teises leeris arvatakse, et just nimelt OK Computer on see moodsa rockmuusika üks kõige olulisemaid albumeid, üks perfektsemaid albumeid võib-olla, mida kunagi on tehtud ja siis on seal inimesi, kes ütlevad, et The Bends on võib-olla tegelikult isegi veel parem ja nii edasi. No ühesõnaga, see kõik on lõpuks maitse asi ja selle üle võib ju vaielda seni, kuni lõbus on, aga Key Day sobib väga hästi ja Amnesiac sobib samamoodi väga hästi selliseks virtuaalreaalsuse projektiks, kuna need olid albumid, mis näitasid, et see bänd on sisenenud nüüd mingisugusesse digitaalsesse reaalsusesse. See oli üldse selline üleüldine liikumine, mis toimus ka muudes meediumites ja muudel tasanditel, sest et ütleme, kui Key Day tuli välja aastal 2000, kui mälu mind ei peta, siis aasta enne seda oli tulnud välja The Matrix, mis, eks ole, oluliselt ju mõjutas ja muutis seda, mismoodi filme edaspidi tehti, milliseid eriefekte kasutati ja nii edasi, et see oligi väga selge selline murdepunkt. Samal ajal inimestele saabus koju internet, kiire internet, esmakordselt oli internet nii kiire ja nii laialdaselt kättesaadav ja inimesed hakkasid üha rohkem kuidagi kodus end tundma sellises virtuaalses maailmas. Nii et see, et nüüd on Key Day sellisel virtuaalsel kujul meie juures tagasi, on lihtsalt albumi valiku mõttes täiesti põhjendatud ja arusaadav. Sealt edasi on ju vist aastal 2007 Radiohead andis välja albumi In Rainbows, mis oli esimene niimoodi laia üldsuse teadvusesse jõudnud näide sellest, kuidas üks bänd annab oma muusika nii-öelda tasuta käest ära, sest et kõik niikuinii tõmbavad endale illegaalselt alla muusikat. Me olime jõudnud punkti, kus juba oldi tõsiselt mures sellepärast, et kas keegi üldse kunagi enam CD-sid ostab ja kas keegi üldse enam muusika eest maksma hakkab. Ja siis Radiohead astus jällegi innovaatoritena, nagu nad on, mitte et nad oleksid esimesed, aga nad olid esimesed süksed suure profiiliga see oli ikka uudis tol hetkel, nagu suur uudis. Ja sellel oli suur uudisväärtus ja see oli jällegi selline statement omamoodi, et et me oleme tõesti nüüd uues ajastus, et me peame kuidagi ümber mõtestama selle, kuidas muusika eest üldse maksta saab või kuidas muusikud edasi saavad tegutseda, kui nad tahavad ellu jääda. Ja nad andsid oma albumi siis nii-öelda tasuta ära või õigemini fännid said ise otsustada, kui palju nad tahavad bändile maksta selle albumi eest ja kui neil ei olnud raha, siis nad võisid ka tasuta selle alla tõmmata. Nii et see, et nad nüüd jälle on jõudnud sinna virtuaalmaailma ja jälle proovivad midagi uut, on jällegi mulle tundub mingisugune omamoodi siuke äge teetähis, kust edasi võiksid ka teised bändid võtta mitte õppust, aga saada inspiratsiooni, et mismoodi veel saab fänne endale lähemale tuua, mismoodi veel on võimalik anda inimestele võimalus pääseda loomingule ligi mingil uuel moel. Ja ma olen täiesti nõus sinuga, et virtuaalreaalsuses toimiks see kõige paremini üldse ilmselt, et see oleks niivõrd äge, kui saaks sellest ekraanist ka lahti ja saaks kogu täiega siseneda sinna maailma, mis nad on ehitanud nende 2 albumi ümber, sest et sisuliselt tegu on ikkagi ju muuseumiga, seal on erinevad toad, kus on siis võimalik tutvuda Stanley Donwoodi kunstiteostega
ja samal ajal siis täidavad erinevad imelikud tegelased, kes on võib-olla mõnele tuttavad Radioheadi plaadikaante vahel nähtud piltidelt ja nii edasi, videotest ja kust veel, aga seal on ka need Kid A ja Amnesiaci palad siis nendes tubades, mis kõlavad kõik nagu mingil veidral uuel moel, ehk siis nad on natukene nagu, et nii nagu need Don Woodi kunstiteosed natukene nagu lagunevad ja jooksevad uuesti kokku ootamatul kujul, nõnda siis kõlavad ka need lood natukene nagu abstraktsemalt ja liigestest lahti võetult või liigestest lahti võetud kujul, mis on väga-väga huvitav ja selline nagu sihuke trippy kogemus kokkuvõttes. Ma saan aru, miks seda võib olla hilisõhtul ja vales meeleolus kõhe vaadata ja kogeda. Need ei ole väga rõõmsad albumid. ja see esteetika, mis selles muuseumis valitseb, ei ole teab mis helge. Aga õiges meeleolus sinna sisse minnes on see kõik ikkagi ka väga lummav ja huvitav ja uudne. See on super hästi tehtud, ma väga tunnistan ja eriti see kuidagi algus, ka minu meelest Kid A avalugu Everything in its right place on üks parimaid avalugusid üldse või nagu see heli. 100% nõus. Need esimesed noodid on nii rahuldust tekitava heliga. Ta on kuidagi nii maitsev, see pala algus, et ka see nagu hakata selle nagu kuidagi selle taustal või siis ma isegi oska seda sina kirjeldasid seda väga hästi, et kuidas see kõik on kuidagi nagu lagundatud ja kokku toodud või hakata selle aimduste taustal seal ringi liikuma oli väga mõnus, et selles suhtes küll, aga ma pean ta võtma mingil natukene võib-olla rõõmsamal hetkel ette. See on nii naljakas, sa mainisid, et need ei ole väga rõõmsad albumid, mul lihtsalt meenus sellega, mina ei teadnud seda väga pikka aega, et James Bondi filmi Spectre jaoks pidi esialgu kirjutama avaloo Radiohead, kes siis ka kirjutas loo nimega Spectre, mis sinna filmi algusesse kunagi ei jõudnudki, sellepärast, et leiti, et see oli liiga melanhoolne. see oli siis, kui nad... Liiga melanhoolne James Bondi jaoks. Siis nad salvestasid tol hetkel oma seda Moon-Shaped Pool'i ja tegid seal väikese nagu vaheaja siis, et see Spectre valmis teha ja siis mingisugusel Moon-Shaped Pool'i eriväljaandel on siis ka lisatud see lugu Spectre. Et see pidi olema seal... plaadides on väga ilus lugu, aga jah, miks siis lõpuks otsustati, et seda ei kasutata, ma ei tea, see tundus nagu väga hästi sobiv, keegi on YouTube'is kokku lõiganud ka selle James Bondi alguse, Spectre alguse siis selle looga ja see toimib väga hästi. Ja kuna ma olen Bondi suhtes üsna võhiklik ja pole kunagi liiga palju huvi tundnud Bondi vastu, siis see osa Radioheadi teekonnast on minu jaoks vahele jäänud, et seda on huvitav kuulata, mis sa praegu räägid. Aga... No hästi, igal Bondil on mingi väga, tihtilugu mingi väga tuntud artist teeb selle nagu seda ma tean. Nagu Adele'i see Skyfall on ilmselt viimase aja üks selliseid legendaarsemaid näiteid. Et Bondi lugudel on alati väga spetsiifiline kõla. Jaa, see on tõsi. Mida me veel saame öelda selle näituse kohta, mis paneks inimesi tahtma seda kõike uurida? See on tasuta, minge proovige. See on tasuta, minge proovige. Täiesti nõus, aga üks huvitav asi, mis ma võib-olla siis saate lõpetuseks tahaksin kuulda sult. Sa mainisid, et Kid A avanoodid on see on üks paremaid noodikäike, mis on albumid kunagi avanud. Asi ei ole isegi spetsiifiliselt nootides, vaid selles helis. Just, just on isegi täpsem viis seda kõik öelda. Millised albumi avangud on veel sinu jaoks maailma parimad? No me rääkisime
Beatlesitest, eks ole, see Come Together Abbey Roadi alguses on minu meelest ka väga, või noh, see on mulle nagu alati meeldinud, see on siuke nagu, ta hakkab ka täpselt sama siuke, noh, ta on nagu siuke mõnus avahetk. Ja neid on kindlasti kohutavalt palju veel, aga miskipärast, noh, kui need oleksid nagu mul hetkel nagu pea sees, siis ma oskaksin nagu öelda, aga kuna neid niimoodi mul kuidagi ei tule nagu meelde, aga on väga, noh, kuna see avalugu on nii ääretult oluline asi, vähemalt oli kunagi, kui albumeid veel tehti päriselt, et siis see avalugu oli ikka see, kas sa viitsid nagu need esimesed sekundid võisid nagu ära määrata, kas inimene viitsib see plaati edasi kuulata või mitte, et siis ikkagi teatud mõttes sellega ju nähti ka vaeva. Aga jah, praegu ei tule meelde. Ma selle teema peale mõeldes pean alati minema tagasi ka Sonic Youthi juurde ja iga kord, kui ma kuulan nende albumit Goo, pean ma tõdema, et pagan, see on üks parimaid albumi avanguid, mis on kindlasti kunagi tehtud. Samamoodi nagu Kid A puhul sa kirjeldasid, et lihtsalt see, kuidas see kõlab ja need just nimelt me räägime nagu esimestest sekunditest selles loos. Et siis Sonic Youthi Goo album algab ka minu meelest nagu, see on mulle mällu sööbinud kui üks perfektsemaid viise, kuidas avada ühte albumit. Sa tunned nagu sa oled alustanud mingit teekonda ja see viib kuskile väga põnevasse ja ootamatusse kohta. Ma guugeldasin listi best greatest album opening tracks ja siin peab päris palju ka nõus olema, et need tõesti on suurepärased nagu Led Zeppelini Whole Lotta Love, Led Zeppelin 2 algus, et see on ka väga võimas algusplaadile. Smells like Teen Spirit, Nirvana Nevermind, mis ilmselt, noh tõesti, trummilöögid seal algus, noh nagu pole vist paremat viisi, kuidas plaati alustada tõesti. Ja. Gimme Shelter, Rolling Stones, Let It Bleed, see on, Gimme Shelter iseenesest on nagu väga, väga lahe lugu. Ja kusjuures siin listis kenasti on olemas ka Everything in its right place Radiohead Kid A, nii et ma arvan, et me oleme täitsa õigel teel olnud. Me oleme õigel teel. Seven Nation Army White Stripes, ja ma ei mäletanud, et see oli esimene lugu, aga see on ka siuke nagu, see paneb nagu kõik kohe väga see ei ole nõrk lugu, millega alustada ja kusjuures The White Stripesist rääkides, kas sa oled näinud, milline Jack White nüüd välja näeb? Nüüd, ta on kogu aeg välja näinud väga imelik. Ta on uuesti sündinud mees. Ta on nagu muusikamaailma Elon Musk, mul on siuke tunne. See on väga üllatav, kui ma sain ühe kontserdi... Või tal on sinised juuksed. Jaa, mulle tuli potsatas uudiskiri postkasti ja kui ma selle avasin, siis seal oli päises kohe Jack White oma uue stiiliga, oma uue väljanägemisega ja ma olin väga üllatunud ja pidin kohe kuulama tema uut pala, mis on ka YouTube'is saadaval. Ja inimene on nüüd uues kohas omadega, see on väga huvitav. Ma võib-olla isegi ei saaks aru, et see on Jack White, kui ma mingis vales kontekstis näeksin seda meest. Ja ei, ta on huvitav. Ma ei tea, inimestele, et tekitada paremat ettekujutust, millest me räägime, siis need Sorakil mustad juuksed ja see vampiirilik valge kahvatu nahk, mis varem teda defineerisid, on nüüd välja vahetatud. No ta ei ole vähem kahvatu kui varem, aga tal on nüüd siuke nagu rockabilly, siuke soeng, lühiksed juuksed, siuke nagu tukk üle pea kammitud niimoodi kergelt püsti, siuke tukake ja sinist värvi on need juuksed ja see koheselt muudab inimest nii drastiliselt kuidagi, eriti kui see inimene on mingit ühte stiili rockinud, ma ei tea, ligi 30 aastat või kui palju siin juba nagu kokku tuleb, et nüüd ühtäkki olla täiesti teistsugune on väga üllatav ja lahe jällegi, et paistab, et ta proovib jälle midagi täiesti uut, noh, sest et rääkides muusikast, mis on peamine, siis seal tundub, et on ka mingid uued mõtted ja uued tuuled puhumastel.
ta on ka muidugi selline artist, kes on ju kohutavalt palju muutnud ennast ja enda stiili ja enda lähenemist muusikale nagu läbi oma karjääri, nii et jah, isegi kui ma seda pilti praegu vaatan temast, see tundub nagu loogiline, aga see on tõesti väga, väga teistmoodi. Ma siin natuke olen vahepeal otsinud internetist, mida inimesed on arvanud suurepärasteks albumi alustuslugudeks ja üks asi, millega ma pean 100% nõus olema, on Black Sabbathi Paranoid albumi avalugu War Pigs, mis ka algab nagu, nagu kohe võtab kinni ja jääb hoidma. Üleskutseaeg, kuna me oleme jõudnud aasta lõppu ja 2021 on läbi saamas, siis meil ongi Ivoga veel teha üks saateke, mille me püüame ära teha enne, kui aasta läbi saab. Ivo kadus millegipärast pildilt ära, ma ei tea, kas ta mind kuuleb enam. Ivo, kas sa kuuled mind? Mulle tundub, et Ivo ei kuule mind. Olgu, ma siis teen selle üleskutse üks järje ja loodan, et ta kiidab heaks. Üleskutse seisneb selles, et kuna selle aasta sisse, nagu iga aasta sisse mahtus väga palju albumeid ja videomänge ja filme ja sarju ja raamatuid, millele oleks pidanud tähelepanu pöörama, aga mis meieni ei jõudnud, siis me paluksimegi kuulajad teie abi jällegi. Hea meelega kuulaks ära teid, et millised on teie aasta edetabelid või aasta leiud. Ja nagu ma ütlesin, seda mis tahes valdkonnast, need võivad olla raamatud, need võivad olla aasta parimad albumid, mis te olete kuulnud, need võivad olla aasta parimad filmid, sarjad, videomängud või veel midagi 5., 6., 7., 8. Et kirjutage meile popkulturistid@gmail.com või kirjutage meile Facebooki või Instagrami või kuhu iganes teile meeldib kirjutada, kirjutage meile Patreoni, kui teile meeldib meid toetada ja seal jälgida patreon.com/popkulturistid. Ühesõnaga, andke meile nüüd märku ja tõesti nüüd, enne kui me selle viimase osa ära salvestame mõne päeva pärast, et millised on olnud teie aasta 2021 lemmikleiud, lemmikavastused. Hästi tore on varasematel aastatel olnud kuulda teie mõtteid ja soovitusi sellel rindel. Ma pean isegi eraldi välja tooma näiteks, et Solange'i When I Get Home albumi soovituse me saime just nimelt ühelt oma kuulajalt ja mina ei olnud seda albumit üldse kuulnud ja sellest albumist sai sellest sellele järgnenud aastal siis sai sellest sai üheks, ma ei suuda enam rääkida, sellest sai üks olulisemaid albumeid mu jaoks pärast seda, kui aasta vahetus ja me olime selle soovituse oma kuulajalt saanud, nii et me kuulame teid, me võtame tõsiselt teie avastusi ja leidusid ja huviga siis vaataks, et millised need nimekirjad tänavu on. Ja katsume ka omalt poolt siis järgmises saates teha kokkuvõtteid, et millised teosed meie aastast tegid selle erilise aasta, mis see kõik kokku oli. Jaa, jagan sinu üleskutset, väga, väga tore mõte. Meil ikka tuleb vahel siukseid toredaid soovitusi, näiteks pärast meie viimast astronaudi juttu eelmises osas, siis saatis Taavi meile Ray Bradbury lühijutu Kaleidoscope, mille ma ka siis panen siia saatemärkmetesse, et saate ka lugeda ja uurida, et alati on tore, kui meile lahedaid asju soovitatakse ja ma arvan, et aasta lõpp on selleks nagu ideaalne hetk, et minul endal joonistus väga selge lemmikplaat sellel aastal välja Spotify statistikast, ehk ka teil või isegi mitu, et tahaks neid näha ja kuulda ja vaadata. Ja kui see ei ole muusika, kui see on midagi muud, siis ka kõike seda hea meelega kuulaks ja soovitustest rääkides veel, siis meile soovitati ka dokfilmi The Sparks Brothers. Johannes, aitäh sulle, suur aitäh soovitamast, tõesti väga eriline ja huvitav dokfilm, millel me täna ei peatunud küll pikemalt, aga võib öelda, et lisaks Beatlesite dokile, kui rääkida muusika dokumentaalfilmidest, siis kindlasti
soojalt soovitame ka omalt poolt dokfilmi The Sparks Brothers. Ma pole jõudnud veel kahjuks vaadata, aga ma tahan väga. No vot, vaata ära, see on väärt, selle režissöör on Edgar Wright ja see oli ka Buffy'l, nagu ma aru saan, ja räägib siis ansamblist Sparks, mille kogu point seisnebki selles, mitte selle bändi point ei seisne selles, aga selle doki point seisneb selles ja sellest on ka ilmselt paljud inimesed varem aru saanud fännid, et see on, et tegu on bändiga, mis just nagu peaks olema palju kuulsam, kui see on. Ja tegu on bändiga, mis on nii-öelda sinu lemmikbändi lemmikbänd. Ja nad on nii friikid, et ma nii tahan juba näha, mis seal dokumentaalis on. Ja ma isegi kaalun nende kontserdile minemist Londonisse, vaatame, kas see õnnestub, aga jällegi vaatasime Geaga selle ära, teadmata Sparksist praktiliselt mitte midagi. Nad on teinud mu ühele lemmikkirjandussaatele tunnusmuusika saade Bookworm, mida saab kuulata KCRW-st, et noh, selle pinnalt enam-vähem teadsin, et okei, on mingisugune imelik bänd Sparks, kes teeb väga imelikku muusikat. Aga see dokfilm jällegi on mitte ainult väga huvitavast bändist ei räägi see, vaid see on ka väga huvitaval moel kokku pandud ja jällegi paneb vaatajat mõistma ja hoolima millestki, millest nad võib-olla isegi ei teadnud, et nad peaksid hoolima. Kas sa ei olnud kuulnud varem This Town Ain't Big Enough for the Both of Us või? Ikka olin ja nii edasi, aga nad ei olnud kunagi mu huviorbiidis niimoodi. Ja see jällegi sobib perfektselt selliseks eelhäälestuseks selle doki vaatamiseks, nii et jaa. Anname sooja hea soovituse Johanneselt edasi kõigile teistele ka, et The Sparks Brothers tuleb ära vaadata. Nii, aga siis kirjutage meile, joonistage, popkulturistid, oleme meie, Gmailis on meie postkast ja igal pool mujal ka võtame teateid vastu, nii et tehke seda pigem kohe kui hiljem, sest muidu ei jõua enne salvestust seda kõike lugeda ja näha. Aitäh kuulamast! Nagu ikka, me Ivoga siis suundume taha tuppa tegema Patreoni saadet.